Tere kõigile, head vaatajad! Vandenõude analüüs märts 2026 on seekord nüüd eetris. Meil on täna natukene muutunud seltskond. Tervitagem siinkohal esmalt koolipapa Märt Sultsi, Tervist! siis ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet Tervist kõigile! ja veebiraadio saatejuht ja eesti.com toimetaja Maarjo Maripuu. Tervist kõigile! Mina olen selle saate juht ja ühtlasi eesti.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Siinses saates vaatame valdavalt tagasi eelnenud kuule ehk siis märtsile, aga võib-olla mõningad jutupunktid haakuvad ka juba käimasoleva kuuga, eriti mis puudutab saate lõpus olevat nüüd siis juba saate avaldamise ajaks lõppenud Ungari parlamendi valimisi. Aga alustame saatega. Me ei saa üle ega ümber sellest Iraani teemast. Nimelt, kui eelmises saates sai mainitud, et 28. veebruar oli see päev, kus Iisrael Iraani ründas USA toetusel, siis keegi ei osanud arvata, milline kaskaad sellele järgneb. Saudi Araabia on koos Araabia Ühendemiraatidega Iisraeli ja USA kaudu ka Ukraina poolel, aga samal ajal on mõningad riigid Lähis-Idas läinud Iraani poolele, ent purustusi on saanud just põhiliselt USA baasid, mis on Lähis-Idas. Ja Iisraeli ja Iraani vaheline võitlus on praeguse seisuga, mil saada avalikuks, tuleb nii-öelda veel hetkel vaiksemal režiimil, aga ometigi ei anna Iraanile rahu see, et Iisrael mastaapselt ründab Liibanoni ehk siis sealsed Hezbollah pesasid ja sellest tulenevalt ütlevad nemad niimoodi, et põhimõtteliselt ei ole mitte mingisugused kokkulepped lõplik olemas ja arvestades sellega, et üle kuu aja oli Hormuzi väin täiesti kinni ja praegu, kui me seda saadet teeme, on see ka valdavalt kinni ja nüüd tuuakse ju välja selline argument, et me ei taha dollarit vastu võtta, aga me võtame jüene ja juba räägitakse ka, et krüptodes võtta naftatehingute pealt summasid vastu, siis tekib küsimus juba siit selle pealt, et kas ei ole samm digitaalse tokeniseerimise juurde, aga põhiküsimus, millele siin saates otsime vastust, et milliste dramaatiliste tagajärgedeni viib käimasolev sionistlik sõda Iraani vastu, kus ühisrindel on otse Iisrael ja ka USA, aga toetajad on Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, kes on kannatanud suuri kaotusi tööstuse purustuste tõttu, tuues siin välja, et gaasi Lähis-Idast Euroopasse nii kergelt enam ei tule ja nende taastamine võtab aega kuid, kui mitte aastaid. Ja mis saab olema lähinädalate ja kuude mõju Euroopale, kuna vääramatu jõud ei luba Euroopal enam kütustega priisata. Teadupärast 9. aprillil saabus Euroopasse viimane laev, mis oli veel enne seda suure konflikti eskaleerumist saanud Hormuzi väinast liikuda Euroopa poole ja annakski nüüd sõna Tõnule. Kõigepealt ütleks, et see ei ole sionistlik sõda, sest tegemist on puhtalt geopoliitiliselt ajendatud sõjaga. Iraan on arengupidur, kes oma piirkonna riike häirib, täpsemalt mitte Iraan ise, vaid tema praegune režiim. Ja kui ütleme, tema see käitumine häirib kogu maailma arengut Hormuzi väina sulgemise kaudu, siis tuleb midagi ette võtta, et see arengupidur kõrvaldada. Aga su küsimus oli, et kuidas see maailma mõjutab. Praegu on veel nagu selline lühikene aeg, kus veidikene maailma võib see mõjutada. See Hormuzi väina sulgemine ja sealt, kus vahepeal nafta ei pääsenud läbi, naftasaadetised. Aga sellel on hea külg ka, sest see sunnib Euroopa riike naasma nagu terve mõistuse juurde ja lõpetama ideoloogilise põhjusega nagu tülinorimine Venemaaga ja sel põhjusel Venemaalt gaasi mitte ostmine otse, sest Venemaalt ostetakse gaasi nagunii, aga ostetakse vahendajate kaudu ja 3 korda kallimalt ja selle kõik peavad kinni maksma maksumaksjad, Euroopa riikide maksumaksjad, sealhulgas ka Eesti maksumaksjad, sealhulgas ka need, kes on väga suured Ukraina toetajad. Et inimene võib ise valida, et kas ta toetab Ukrainat, lehvitab sinikollase lipuga ja maksab tunduvalt kallimat kütusehinda ja kõikide asjade eest, sest kütusehind teatavasti mõjutab kõiki tooteid.
toiduainetest kuni kõikide toodeteni välja. Või ta siis nagu pooldab seda, et taastaks tervemõistuslik asjaajamine Venemaaga. Ja näiteks lisaks Ungarile on ka Slovakkia valitsusjuht Robert Fico öelnud korduvalt, eriti viimasel ajal, et võtke ometi aru pähe, taastage naftaostud Venemaalt. Euroopa vajab hädasti Vene naftat ja gaasi. Samuti on seda öelnud Saksamaa suurima opositsioonierakonna Alternatiiv Saksamaale juhid eesotsas kaasesimees Alice Weideliga. Nii et mis puutub selles, et kas tegemist on tõelise kütusekriisiga, ma siiski arvan, et ei ole, sest seal riikides, kus ei ole päriselt nagu rohepöörde tõttu hulluks mindud, on oma kütusevaru siiski olemas, on naftavaru, gaasivaru ja kes vähegi rahvusvahelises poliitikas orienteerub, see teab, et Iraani sõda oli kavandatud kõige rohkem 2-kuuliseks ja seda väga lihtsal põhjusel, sest USA president Donald Trump kuulutas selle nagu üksinda välja ühepoolselt. Kui ta tahab pikemalt sõdida, tal on vaja selleks kongressi nõusolekut. Aga ta arvestasid sellega, et ta saavutab 2 kuu jooksul oma eesmärgid ja siis see asi nagu loksub paika tagasi. Ja muide pärast seda, kui on olnud vaherahud, siis ongi ka kütusehind alanenud, naftahind ja seeläbi kütusehind. Ja maailmas toodetakse naftat ju veel teistes riikides ka peale Venemaa ja Iraani ja selle Pärsia lahe riikide, nii et kui vaja, siis saab sealt. Küsimus on selles, et meelega ei ole tahetud, meelega on aetud see naftahind ja kütusehind on kõrgeks aetud. Võtame sellise asja, et kui näiteks juhtub mingi äkiline sündmus, sõda, kohe tõstetakse hindu, kuigi hoidlates on naftat ja gaasi siiski piisavalt. Aga näiteks kui see sõda saab läbi, ega automaatselt enamasti kütusehinda ei langetata, kuigi naftahind võib langeda. Kütusehind öeldakse, et aga me ostsime selle veel vanal ajal, ütleme kõrge hinnaga, me ei saa seda korraga odavamalt müüa. Nii et ütleme, praegu see kütusekriis on siiski suuresti kunstlikult tekitatud. Ja võib-olla rohepöörde inimesed rõõmustavad selle üle, võib-olla mitte, ma ei tea, aga üha rohkem olukord liigub sinnapoole, et terve mõistus peab tulema koju. Muidu riikide majandused ei pea lihtsalt vastu. Praegu minult kõik. Jah, aitäh sulle, Tõnu. No siin tuleb kohe ka ära öelda, et 2-kuulise selle eesmärgi saavutamine, jah, see on seotud sellega, et muidu peab kongressilt luba küsima, aga tuletagem ka veel meelde, et päris sõja algul ütles Trump, et 4 nädalaga on eesmärgid saavutatud. Paraku 4 nädalat ei andnud nagu välja, et alles peale nüüd siis saate avaldamise ajaks eelmise nädala kolmapäeval, kui ähvardati Iraani tsivilisatsioon täielikult hävitada, siis alles tekkis see vaherahu momentum, et laupäeval väidetavalt peeti läbirääkimisi ka Islamabadis, aga mis need tulemused on, sellest siis räägib juba järgnevas saates. Ja teine punkt, mis puudutab seda rohepöörde temaatikat veel, siis on ju selge, et tegelikult Norra saaks ju ka Euroopale täiendavat kütust anda, kui selleks nad ise annaksid oma nõusoleku. Ja samas on Eestiski terve rida neid kliimaaktiviste, kes räägivad, et selle praeguse kriisi raames tuleb just hakata rohkesti päikeseparke ja tuuleparke ehitama, et see on ausalt väga küüniline. Aga lähme siit edasi ja Märt, palun. Aitäh. See, et ta tehniline küsimus on, see on nüüd küüniline väljend küll, et tehniline küsimus, see on igast nurgast näha. Et tähendab, et see põhimõtteliselt on jõujoonte ümberjagamine ja ebamugavuse tekitamine ja tähendab poole maailma sõtta meelitamine, ütleme nõndaviisi. Seal ei ole ega rohkem mitte midagi, tähendab, et kui ilma kellegagi kokku leppimata Iisrael ja USA hakkasid oma viguritega pihta, eks ole, pommitamisega, siis nagu kellegiga nõu nagu ei peetud, isegi meie enda ministrid olid veel Dubais puhkusel ja jäid sinna kaamelikarja alla kinni, et informatsiooni nagu puudus täiesti. Ja siis mingi hetk hiljem siis öeldakse nii, et kuulge kutid, et me oleme seal Hormuzi väinas natukene jamaks jäänud, et kuna see Hormuzi väin on võimalik suurtükitulega katta, sinna ei ole rakette vajagi, eks ole, et nüüd tulete teie oma laevadega kohale ja ronite sinna sõtta. Samal ajal sirge seljaga meie Euroopa osariikidest ikka
mõned ikka olid, kes ütlesid, kuulge, meie lennuvälja vaata ei kasuta, sellepärast mine sa tea, kus kohas see Dušman, mis aviaugust, mis raketi kuhu kohta laseb, eks ole, seal on igalühel oma kuradi basuka on keldris, eks ole, ja see on täiesti kama kõik, et hüppab välja, läheb vihaseks, temperament, 2 veini sees ja läks lahti. seal ei ole nagu rohkem mitte miskit. nii et praegu nagu vägisi kisutakse nagu kogu maailma nagu otseselt sõtta. kütuse hind kui selline, no siin meie ärimehed tegelikult teevad siin kurba nägu pähe ja räägivad kõiksugu ulmekaid rahvale, aga tegelikult nad plaksutavad ju käsi, see on ju meeletu kasumimarginaal, mis seal nüüd tuleb. Riik teeb raskeid lõikeid, et tema langetab aktsiisi, see langetamine tähendab alla 4 sendi 1 liitri kohta. no see ei mõjuta üldse mitte midagi. no tähendab, et kauba lõpp-hind, et siis samal ajal teised poliitilised jõud saavad jälle mängida oma kaarte välja, et tähendab, et tuleb langetada toiduainete käibemaksu, kuid meil neid eetilisi kaubandusjuhte on äärmiselt vähe, kes kohe ei söö seda aktsiisilangetust mingi muu asjaga ära, et kütus tõusis, elekter tõusis, üüripinna hind tõusis ja leib maksab ikka sama palju, kui ta maksis enne. nüüd läheme edasi koolidesse. koolide elekter, eks ole, kõik muud tarbed, paberid, kõik, tähendab, kõik tõusevad lakke, tähendab, et õppemaksud tõusevad lakke, haridusministeerium annab mingeid absoluutselt Honolulu korraldusi, et kool ei hakka mitte kell 8, vaid kell 9, tähendab, et pool Eestit hakkab kell 9 käima, pool Eestit peab kulutama kõik ümberehitamiste peale, et kui sinna hulka transport, mis liigub diisli peale, eks ole, et sa pead topelttranspordi tegema, kuna tund aega hiljem hakkab kool, järelikult tund aega hiljem ta lõpeb, eks ole, pluss sa pead neid topelt toitma. see pole mitte halvustavalt öelda, aga ma tunnen muret lihtsalt õpilaste ja perekondade pärast. et tähendab topelt toitma, sellepärast koolipäev läheb pikemaks. tähendab, et samal ajal ema-isa sõidavad kella 8 tööle, laps läheb kella 9 kooli, kuhu ta ei saa kella 9, sellepärast bussi ei ole, siis järelikult ta peab kell 8 ikka kooli jõudma. siis järelikult on juba tund aega söömata, siis ta peab saama hommikuoodet, siis ta peab saama lõunat ja siis ta peab saama ka õhtuoodet. see on juba nagu terve päeva hoid, eks ole, pluss tal hakkavad huviringid pihta peale lõunat, mis praegu hakkavad kell 3, kell pool 4, siis nad hakkavad kell 4, kell pool 5, tähendab õpilase koolipäev või tegevuspäev lõpeb ära kell 9:30. seaduse järgi peab alaealine kell 10 kodus olema. nii, nüüd kui edasi kruttida seda asja, siis tegelikult on see üks tohuvapohu, mida on, nagu mina nimetan, ainurakselt kokku pannud. tähendab, et isiklikku kasu ja just nimelt isiklikku kasu silmas pidades ja siin ei olegi nagu praegu antud juhul muud mitte midagi öelda, kui riik, ütleme kas meie riik, meie kodumaa, mina olen hirmus patrioot, eks ole, et lihtsalt absoluutselt rahulikult tuima tursa näoga vaatab, kuidasmoodi meie hääbume ja samal ajal ainult oma initsiatiivist ja moraalitundest hoiame seda masinat püsti. et tegelikult seda masinat püsti hoiavad ainult kodanikud. ja ülejäänud kõik lihtsalt püüavad säilitada oma mugavustsooni ja siis kisuvad meie Eesti riiki vägivaldsesse sõtta, kus kohta meil ei ole üldse asja, see ei ole meie sõda. ja andke andeks, kui juhitavad elektri või energiaüksused lülitatakse lihtsalt välja sellepärast, et sõltuda kellegi gaasist või millestki muust ja siis hakata ajama seda iba, et Eestis on tuumajaama vaja. ja kui tuumajaama on vaja, siis suured ajuhiiglased ehitavad kõik strateegiliselt tähtsad märklauad Vene piiri äärde. olgu need siis akujaamad, olgu need siis elektrijaamad, olgu need ükstaskõik mida, mis on kõik tule kahuri laske ulatuses. no kurat küll, palun vabandust, et kes on nendel koolis olnud õpetaja või kes on nendel olnud strateegilise mõtlemise õpetaja või kus kuramuse kohast on selle strateegilise õppe saanud, mis oskab niimoodi lasta asju põhja ja tähendab teha meid nii haavatavaks ja siis ajada mingit jura, et Rail Balticust on väga hea tuua kiiresti moona edasi-tagasi mööda Euroopat, kui Rail Baltica ära likvideerimiseks piisab ainult ühest täpsusraketist ja ongi nägemist, seal ei ole rohkem mitte midagi. nii et ma, tähendab, mul on inimestest, kes selle hammasrataste vahel on jäänud, kohutavalt kahju õpetajana. aga antud juhul praegu suured poisid mängivad lihtsalt mingit mängu, et lasevad oma seisma jäänud relvaladu tühjaks, et maailma ümber jaotada. ja samal ajal öelda, et kaotada ära ja saata kiviaega Iraan, no see on, selline inimene tuleb ju risti lüüa tegelikult. eriti veel tänase pühade valguses on ju, et see on ju
mina tulen ja mina tahan ja mina võtan, eks ole. et anna andeks, et nii see asi päris ei käi. maakera meil on üks, no ütleme ulmemõte, mis mul vandenõuteooria, et maakera meil on üks, see, mis maakera maapõue sees on, see nafta ja gaas ja pluss kõik, see tegelikult kuulub kõigile. lihtsalt juhuslikult on sattunud mingid riigipiirid kuskile. Täiesti juhuslikult on mingid riigipiirid. aga tegelikult on see ju maakera ühisomand. Tegelikult. nii et seal ei saa olla niimoodi, et kuule, et mina annan sulle, sina anna mulle, mul kogemata, minu aias on puurauk ja mina teenin miljoneid, eks ole. sinu aias puurauku ei ole, sina söö eks ole. ja nii, noh, mul on niisugune väga niisugune mustvalge lähenemine sellele asjale. et tähendab, et nende otsuste eest peab keegi vastutama. ja tavaliselt, vaata vanasti Prantsusmaal oli niisugune väljak nagu, kus seisis giljotiin üleval, eks ole. et kui vale loll otsus, kutt pani oma kaela sinna ilusti paku peale ja pea veeres sinna platsi peale. keegi peab selle eest vastutama. see sadade tuhandete, kümnete tuhandete, sadade tuhandete inimeste surma eest. no tegelikult see öeldakse see, et maailm on ülerahvastatud, vanasti tuli katk, nüüd siis tulid kaks suurt poissi ehk venelased ja ameeriklased ja mõned väiksemad juurde, ja nüüd nemad siis nagu teevad maailmas rahvast vähemaks ja teevad endale tööd juurde, kuna kogu see ära lõhutud asi tuleb kõik üles ehitada, siis järelikult neil on 10-20 aastaks tööpõld suur ja lai, kuna Ameerika ütleb, et tema ehitab üles, siis järelikult tema otsib oma töötajatele tööd. aitäh, ma võib-olla vajusin laiali natukene, aga ma üritasin hästi palju hästi lühikese aja jooksul ära öelda. aitäh. Ja aitäh sulle, Märt, väga huvitava aspekti väljatoomisest just selle haridusvaldkonna poole pealt. Kella 9 hakata inimesi kooli suunama oludes, kus tööle minnakse ikkagi varem, aga ma annaks vasturepliigi õiguse nüüd Tõnule. Märt mainis Prantsusmaad, aga ta jättis mainimata selle, et 1979. aasta nii-öelda islamirevolutsiooni põhijõud, ütleme juhid, said väljaõppe seal ja Prantsusmaa oli üks nendest riikidest, kes aitas seda nii-öelda revolutsiooni läbi viia ja ette valmistada. Aga mul on Märdile küsimus, sa heitsid nagu ette, et suured poisid ehk siis USA president või Iisraeli peaminister ei pidanud nõu Eesti juhtidega. Ütle, kui sina oleksid suur poiss, näiteks USA president või Iisraeli peaminister, kas sina peaksid nõu Hanno Pevkuriga või Kristen Michaliga või Margus Tsahknaga või veel kellegagi enne kui hakkad sõda pidama? Näiteks kutsud appi küll, aga kas sellest on suur abi, kui Eesti saadab mingi 3 või kas või 5 kummipaati hormusi väina vabastama? Nii et palun, Märt, vasta nii ausalt, kui saad. ma ainult ausalt vastangi, tähendab, asi on selles, ma olen nende inimestega nõu pidanud ja rohkem mul pole põhjust nendega nõu pidada, sellepärast nõu sealt ei tule. tähendab, et asi on selles, et 3-4 meest saata hormuusi väina tankereid turvama, see on lihtsalt, kuidas ma sulle ütlen, vastutustundetu käitumine lihtsalt meie poiste suhtes ja meie riigi suhtes. Sellepärast, et meie maine on ajud, mitte aerdega paat. Meie maine kujundavad ajud, mitte see, et 3 poissi saadetakse kindlasti surma. Aitäh. Jah, aitäh. Selles suhtes peame siin ära markeerima ka, et 3 laeva puhul me räägime sellest, et kuskil käisigi jutt läbi, et kuni 2 aastat läheb aega nende saatmine sinna Hormuzi väina. No mis võimekusest me siin üldse räägime, et anname oma väed hea meelega ära, siis lõpuks pole meil poisse, kes meid endid suudaks kaitsta, et lõpuks sõltume kõik ju iseendist. Aga siinkohal annaks veel sõna Maarjale. No aitäh. Väga huvitav on Märti kuulata, et kui nüüd võtta kooli teemade osas, et siis tekib küsimus, et kui kella 10 lapsed jõuavad koju, et millal nad siis kodutöösid õpivad, on ju, siis ilmselgelt kodutööde tegemine langeb ju täiesti välja. Aga no siin on veel, Märt esitas küsimuse, et mis kohaga need juhid mõtlevad, kes panevad niimoodi taktikalised asjad otse piiri äärde. No mina lapsepõlvest mäletan, olen nende telekamängudega kasvanud üles, et ilmselgelt nad ei ole neid strateegiamänge mänginud, Red Alert ja mis asjad seal kõik on. Et oleks ta neid kas või mänginud tänased juhid, siis nad nii lolle otsuseid ei tee. Aga no ilmselgelt ma arvan see, et
need, kuhu need rajatakse, ei olegi meie enda juhtide otsused, et seal on, noh, nad niikuinii täidavad kõrgemalt tulnud käske ja need otsused on tulnud üldse kuskilt mujalt kui meie juhtide käest. Aga siin selles osas ma jälle Märdiga vaidleksin vastu, et sa ütlesid, et maavarad on siis maa sees ja need on nagu nii-öelda kõigi omad. Et noh, hea küll, et saame aru nendest riikidest, kus on juba mitukümmend aastat on naftat pumbatud, aga nüüd kui mõelda meie enda maavarade peale, fosforiit ja muud asjad, et kui siin läheneks sama asjaga ja kõik mõtleks, et ma ei tea, Austraalia ütleb, et kurat küll, et see fosforiit kuulub meile, et see maa seest ja see on meie kõigi oma ja meil läheb just täna seda vaja, siis tähendab seda, et meile on kõik perses, sellepärast et põhjaveega on meil siis kõik. Et selle koha pealt ma nagu vaidleks vastu. Aga kui nüüd minna Iraani sõja teema peale, siis siin tulebki jälgida seda, et millised süsteemid katkevad. Et selles seda puudutas Tõnu ja väga hästi, et noh, energiaturg, et Ormusi väina see nii-öelda, noh, riskid ju kasvavad sellega, on ju. Ja nafta ja LNG hinnad lähevad ülesse. Ja kui nüüd mõelda seda, kus Euroopa nii-öelda on oma energiapoliitikaga, siis nad on ju ise, Euroopa on ennast ise maalinud nurka nende energiahindadega, oma rohepöörde ja muude hullustega, pluss veel Ukraina sõda, nagu ka Tõnu ütles, et kes see käskis siis Venemaa teemad ära lõpetada, kuid seal ju, kui me mäletame seda, neid gaasijuhtmete lõhkumisi Läänemeres, et see ju oli ju otseselt sabotaaž Euroopa Liidu vastu ja kui nüüd vaadata, mismoodi on sõna võetud, siis ei piuksugi. Ja USA ju ise Biden tunnistas üles, et me teeme kõik selleks, et gaasivarustus Euroopa ja Venemaa vahel lõppeks. Ja nii tehti. Et jah, minu poolt on kõik, aitäh. Aitäh, ma annaks võib-olla veel vastulause võimaluse Märdile. Aitäh, tähendab, et riigi ülesanne või valitsevate klasside ülesanne on hoida oma alluvad nii lollid kui vähegi võimalik, sest siis on neid kergemini juhtida. See on praegu haridusministeeriumi ja teadusministeeriumi nagu üks klausel, mida nad välja ei ütle, aga nende tegevus näitab. Ma olen suga päri. Tähendab, ma just ekstra, ma ütlesin sulle, ma käin sulle arulageda mõtte välja, tähendab, et maavarad kuluvad kõigile. Aga kuna eestlased on nii arukad, siis nad hakkavad ise seda fosforiiti kaevandama ja kaevavad ise Eesti üles. Nad on Eesti mehed on veel nii arukad, et nad leidsid 200 meetri sügavuselt kildi, kus kohas on kulda ja rauda ja varsti nad kaevavad kogu selle Ida-Virumaa üles. Ja see ei ole enam kuigi kaugel, nii et seltsimehed austraallased ei jõua isegi siia mitte küsima tulla, sest meil on see juba kõik ära tehtud. Nii et kunagi me tänu selle fosforiidi sõjale suutsime vabaks saada ja nüüd teeme ennast kerjusteks sellega ja lõhume kogu oma maa ära. Nii et aitäh sulle, aga mul on hea meel, et see repliik käivitas sinu mõtte, suur tänu. No just siit ütleme, et Nauru ei ole kaugel Nauru saatus. Nii, aga siin veel annaks veel selle ringi viimase vastulause Tõnule. Hea, et siit käis läbi Austraalia. Ma ei tea, kas see oli juhuslik või mitte, aga käis läbi just selle riigi nimi. Ja see tuletas mulle meelde, kui selle aasta 100 ja ühtlasi aastatuhande alguses ilmus Eestis uudiseid, et uuriti Dictonema kilta, tehti proovipuurimisi ja taheti hakata kaevandama. Siis oli mainitud, et seda tahtsid teha üks Eesti ettevõtja, eestlane ja üks Austraalia eestlane. Ja nad olid päris kaugele jõudnud, aga siis valitsus pani käe ette. Nii et ärge arvake ühtegi, et austraallasi lastakse ligi. Meie valitsus käitus tookord väga patriootlikult ja pani edukate proovipuurimiste järel, tõmbas pidurit. Nii palju praeguseks minut.
täiendaksin seda, tollel ajal oli minister Pentus, kes ütles eetris välja, et tema puurib 3,5 kilomeetri sügavusi puurauke. See näitab nüüd haritust. jah, väga hea, et see keskkonna üldse see meie maavarade teema sai ka üles tõstatatud, et siin tuleb ka vaadata seda, kuidas Tsahkna poeb igast küljest peale, et saaks austraallastele ja ameeriklastele meie maavarasid maha parseldada, nii et Just. see on väga oluline teema. Ja kuna siin haridusteemasid käsitleti saate jooksul päris mitu korda, siis loodetavasti järgmine saade me räägime ka sellest ideoloogilisest diktatuurist, mis puudutab siis ütleme nõndanimetatud LGBT teemade kooslikku käsitlemist, aga see on siis mai alguse teema. Ent nüüd siis lähme järgmise temaatika juurde ja räägime valdavalt Eestist. Alustades sellest, et märtsi lõpus toimus 2 provokatsiooni nii idapiiri ääres kui ka siis Tartu lähistel ja 25. märtsi hommikutundide paiku siis tabas nõndanimetatud Ukraina droon, me ei tea, mis seal tegelikult taga oli, igatahes tabas see Auvere korstend ehk siis see elektrikorstend, mis seal Auveres oli ja see parv liikus nendel tundidel idapiiri lähedal ja tookord oli siis idaaladel hoiatus, aga 31. märts juba siin pärast südaööd oli peaaegu kogu riigis välja arvatud saared hoiatus antud, kuna drooniparv räägiti lausa üle 50 droonist lendas üle Eesti ja üks plahvatus toimus Tartumaa lähistel ja mis muudab asja muidugi groteskseks, et kui 12:30 oli juba teada, et need droonid on siin, siis ometigi anti sellest inimestele teada väga erinevatel aegadel, näiteks Harju, Rapla ja Pärnumaa said sõnumid kätte umbes kell 4 öösel, kui juba tegelikult suurem oht väidetavalt möödas oli, aga samal ajal lennukid teadsid juba ennem, et mis toimuma hakkab, et näiteks Peterburi ei läinud Türgist saabunud lend ja Tartusse ei suundunud Helsingist väljunud lend. Ja nüüd siis, mida me peaks arvesse võtma, kus Eesti ja teised Baltikumi riigid on lasknud oma õhuruumid avatuna ja siis droonid Venemaa peale suunata ning mis võib meie saatus olla, kui Klaabu Taro siis on nõndanimetatud siseminister, naeris 25. märtsil suurte lõkete üle Ust-Luga naftatöötlemistehaste juures. Annaks sõna Tõnule. No mina ei saa aru, Mihkel, miks sa nimetasid seda provokatsiooniks. See oli lihtsalt selge tõend selle kohta, et meil ei ole NATO-s olekust mitte mingit kasu, kui luure ei tööta, kui õhutõrje ei tööta, kui teavitus ei tööta, nagu mõtle ise, Mihkel, ja mõelge ka meie saate vaatajad, kui tulevad mingisugused Ukraina droonid ja meie sõjaväelased suudavad neid ainult vaadelda, nagu sõjaväelased ise on öelnud Rahvusringhäälingule ja mujal. Aga mida nad teevad siis, kui tulevad Vene raketid Kinžal või Iskander, mis on palju kiiremad, palju võimsamad? Kuidas loodetakse see maha võtta? Ja kusjuures nad lendavad nii kiiresti, et isegi meie linnuvaatleja kalduvusega sõjaväelased ei jõua neid jälgida. Nii et mina sain sellest selge signaali, et kogu jutt selle kohta, et NATO kaitseb Eestit, on väljamõeldis. Asi ei toimi ja inimesed peavad nüüd ise mõtlema, kuidas ennast kaitsta. Rääkisin hiljuti selleks saanteks valmistudes elektriinsener Andres Saukasega ja tema kinnitas taas seda, et Eestis on piisavalt inimesi, piisavalt selliseid vajalike tehniliste oskustega inimesi, kes oskavad ise ehitada seadmeid, mille abil droonid üle võtta ja droonid maha võtta. See näitab, et me ei saa enam ise loota oma õhutõrje peale. Ja siin ei ole üldse mingit vahet, millise riigi droon tuleb Eestisse täiesti ootamatult ja kutsumata. See võib olla kas või Läti droon, eks ole, kandus juhuslikult üle Eesti piiri, ikkagi tuleb see alla võtta, tulistada või üle võtta, eks ole. Siin ei ole küsimust, kas on Soome, Läti, Rootsi mingi teine droon, see tuleb maha võtta ja kogu lugu. Ja nagu arstid ütlevad, et küll lahkamine selgitab. Pärast, kui droon on alla tulistatud, siis uurid, kelle droon see oli ja kuidas ta siia satub. Aga muidu on ju väga lihtne. Võtad mingi drooni, värvid sinikollaseks, saadad teele, teed sellega ükskõik mida ja pärast on jama käes, et ei, aga see on Ukraina droon. Ja sõjaväelased ütlevad ka, et aga Ukraina on meie sõber, nii et kõik on korras, ärge kritiseerigi siin midagi.
nii et sellest on näha, kui absurdseks läheb asi ja ma tõesti julgustan inimesi, kellel on tehnilised oskused, valmistage endale seadmed, õppige droone maha võtma ise. No mõistuse piires, tähendab mitte muidugi laulupeo ajal ja mitte mingi filmivõtete ajal või kuskil spordivõistluse ajal, aga ütleme, kui näete oma kodukohas mõnda tundmatut drooni, mis ei peaks seal olema, võtke see julgelt maha. Ja kui saate, õpetage teisi inimesi ka maha võtma, sest me ei saa oma kaitseväel enam kindel olla. Ja võib-olla ei tasugi siin üllatuda, sellepärast et kui panite tähele, siis kaitseväelased, kes drooni intsidente ajakirjanduses kommenteerisid, need kandsid Ukraina lippu oma varukal. Sinikollane ilus lipukene peal oli Kertu Slava Ukraini ja siin ei ole nagu küsimust enam, et millise riigi huve need teenivad. Ma arvan, et asi on täitsa selge. Ja pealegi oletagem tõesti, et see oleks olnud Venemaa droon. Ja nüüd mõelge ise, kas NATO riskiks tuumasõjaga mingi Venemaa drooni pärast. Mina pakun, et pigem kogunevad mingid NATO liikmesriigid, teevad tauniva avalduse ja kogu lugu. Ei hakka keegi rakettidega Venemaad siin ründama, mingit tuumasõda riskima. Sest Venemaa raketid on väga kiired ja jõuavad Berliini väga kiiresti. Praegu minult kõik. Ja tänan sind, Tõnu. Selles suhtes saab nõustuda jah, et need kaitseväe, ütleme siis tegelased, kes seal näiteks Terevisioonis 31. märtsi hommikul rääkis, et nad ei mõjunud suugi usutavalt. Ja eks siin arvata on, et mingisugune väide on käinud läbi, et kui näiteks droon 15 minutiga suudab jõuda sihtkohta, siis raketi saatmine droonile vastu, see võib võtta 20 või 25 minutit aega, et võib-olla targem oskavad seda rohkem kommenteerida. Nii et see näitab juba, et meil on ikka selle logistilise poolega asjad mädad, aga annaks nüüd sõna Märdile. Aitäh, tähendab, et siin on hästi niisugune rahvaluule vastus sellele asjale, et tähendab, me oleme IT-riik, edumeelne IT-riik, aga seda teame ainult meie üksi. Tähendab, et Eestist välja nagu ei teata, et see on IT-riik. Noh, tipp IT-riik. Võtame ka see Mongoolia või ükskõik mis asi, see on kordades üle juba. Aga see droonivärk, see on, ma olen Tõnuga nõus. Et tähendab, et kuna meil on olemas, palun nüüd, ma ei ole mingisugune Vene korra taganutt ja meil on kogemused meeletult heade segajatega. Me suutsime segada kõik Soome signaalid, Rootsi signaalid, vaba Euroopa signaalid. Venelased suutsid meil siin ilusti segada ja need me pidime siin kõiksugu elavhõbeda antenne tegema ja kõiki muid asju, et saada neid signaale kätte. Me võime absoluutselt Eesti õhuruumi kohale tekitada sellise elektromagnetvälia keskkonna, kus lihtsalt droon läheb ära siit. Või siis ta läheb lolliks ja kukub alla. Rohkem mitte midagi. Meil on IT-spetsialistid, kõik muud, me kulutame programmide ja heidutusasjade peale nii palju raha. Me teeme iga 2 aasta tagant uusi raamatupidamisprogramme riiklikke, kus kohta pannakse 10 ja 100 miljonit magama. Aga samal ajal ei saa teha elektroonilisi, no elektroonsed või ütleme selliseid asju, millega saab droonid alla. Füüsiliselt drooni allavõtmine on keeruline, sellepärast et ta põrgunil lendab kiiresti ja tähendab, et tavainimene ragulkaga teda alla lasta ei saa, eks ole. Et aga noh, ütleme selles suhtes, jah, kui sa näed seda drooni, tuleb ta lihtsalt kalavõrguga kinni püüda, rohkem mitte midagi. Ütleme nõndaviisi, no kui lihtsustatult öelda. Aga see, et keegi tuleb meile appi selles mõttes, et nagu tsiteerides Tõnult, et ta hakkab saatma rakette, ütleme sinna Venemaa poole või kellegi teise poole, see on soovunelm. Tähendab, et seda ei juhtu mitte kunagi. Tähendab, et Eesti on olnud ja ta jääbki selleks, tähendab, et kaevikute maaks, kus on NATO idapiir, on ju, nii et rohkem pole mitte midagi, siin toimuvad lahingud. Nii et kui juhul peaks mingiks laksimiseks minema, siis Eestist ei jää mitte midagi järgi. Aga samal ajal nüüd tuletame jälle meelde nõukaaega, miks pärast venelane peaks ründama enda investeeringut, kui pool Eestimaa asju on läbi variisikute, on Vene oligarhide oma tegelikult. Nii et see on jälle niisugune nagu kõige tugevam heidutus. Ja tuumasõda on kõikide asjade lõpp ja ainult Tarakan elab selle üle.
nagu öeldakse. nii et mina nende droonide värki eriti nagu ei usu, et need kõik Ukraina droonid on, siin kombib meie idanaaber, tähendab NATO taluvuse piire ja sõnapidamise piire. aga kui Trump iga 3 tunni tagant tähendab, et oma väljendeid muudab ja mõjutab börsi ja kõiki muid asju, siis peaks ta juba selle üle võtma vastutuse alla, et tähendab, et ta sekkub maailma majandusse ja mõjutab börsitulemusi. ja tähendab, et keegi rikastub selle arvelt kohutavalt ja keegi pankrotistub kohe-kohe selle sama asja arvelt. aga need droonid on siuksed asjad, et need teevad tähelepanelikuks, mitte tähelepanelikuks, aga ütleme, tavainimest need häirivad. ja kui nüüd võtta peavoolumeedia, siis üleeilne Aktuaalne Kaamera, ma juhtusin seda vaatama, koosnes 30 minutist sõjauudistest ja hirmutamisest. no mis asi see siis on? tähendab, et see on nüüd kõige hullem propaganda, mis üldse olemas saab olla, et tavainimene vaatab Aktuaalset Kaamerat ja teda 30 minutit järjest hirmutatakse ja muudkui räägitakse seda, et ta peab nädal aega ise vastu pidama oma kuivanud saiaga ja riik peab kuu aega vastu pidama, et toitma teda. nii et sihukest korduvalt rääkimist, lõppkokkuvõttes see kinnistub alateadvusse ja inimene hakkabki uskuma seda ja kui ta seda uskuma hakkab, siis on ta ju, ütleme nii, et siis on tema vaimse tervisega küll asjad väga korrast ära. selleks korraks kõik, aitäh. Ja aitäh, Märt. Siin tuleks jah ära mainida, et see üleeilne Aktuaalne Kaamera siis 9. aprillil räägiti jah sellest, et inimesed peaksid suure hurraaga valmis minema riigi nimel sõtta ja et nädal aega peaksime vastu pidama, aga samal ajal me teame, et meil ei ole piisavalt toidureserve, juba sellele juhiti mõned kuud tagasi inimeste tähelepanu, kes kuidas nägi. Ja teise punktina siin toodi ju välja, et teenitakse selliseid suuremaid kasumeid ütleme presidentide sõnavõttu pealt. Siin oli üks juhtum ju, ma täpselt enam ei oska öelda, et millal see oli, aga selle börsi kõigutamise tagajärjel tekkis selline rikastumise efekt ja varasematel kordadel on nende avalduste tõttu rikastunud kusjuures president Donald Trumpi poeg ise mõnesaja miljoniga. Nii et siin on väga palju mõtteainest. Aga nüüd siis Maarjo. No aitäh. Selles osas Tõnu väga hea tähelepanek, et meil on nagu linnuvaatlejad, aga kui arvestada seda, et kes oli nii-öelda hariduse poolest meil Herem, siis tema oli ju meil mullamuti teadlane. Tema läks ju kaitsetööstusesse ja no ilmselgelt see vaatlus viiakse maa pealt maa alla ja sealt august siis vaadatakse. Ja tegelikult mul on tegelikult veits niisugust salajast informatsiooni ka, tegelikult kaitseressursid, see nüüd ei ole enam nali, aga tegelikult minnaksegi selles suunas, et kogu infra siis tahetaksegi maa alla mingi osa viia, sest arvestatakse, et kui see raketisadu, need Kinžali hunnik sealt tuleb, siis siin ei jää mitte midagi järgi ja ainuke viis on siis maa all olla nagu mullamutt ja ilmselgelt Herem tänu sellele selle koha sai ka, mis mitte ainult sellepärast, kuna ta oli ikka toiduahelas ja väga hea oli kohe võtta reformile ustav. Aga siinkohal, mis Märt ütles, et droonid võrguga kinni, meil oli see saade, oli ka droonide teemal ja mina rääkisin ka, algul Kertu Luisk ütles, et soovitati kalavõrguga ja ma kiitsin takka, et ja, aga vaata, siin ongi see drooni ja drooni vahe, et meie mõtleme neid 4 tiivikuga seal neid kalavõrguga kinni püüda, aga kui neil on ikkagi tiiva sirutus on 6 meetrit ja 50-kilose pommiga ringi ratsutavad seal taevas, et seda väga lihtsalt kalavõrguga ei püüa. et sellel on vaja nagu niisugust vintskemat asja, millega ta sealt alla tuua. Ja muidugi Kalju Tamme oli eelmine kord meil saates ja siis ta lahkas seda väga kenasti, mismoodi kuidas neid alla tuua. Aga seda saavad juba meie saate kuulajad ja vaatajad Patreonist või Blu-ray'st vaadata. Aitäh! Jah, suur tänu sulle, Maarjo, ja eks me siis peame tõdema, et
eks neid provokatsioone meil tahetakse siin ju ikka edasi teha või siis ütleme lihtsalt selliseid näitemänge, aga samal ajal me lihtsalt peame tõdema ka seda, et milleks venelasel vaja meid pommitada, kui ennem on Euroopa Liit valmis meid lõpmatuseni ära kurnama. Aga siis lähme nüüd järgmise teema juurde ja jõuame Euroopa Parlamendi juurde, mis jäi nüüd 26. märtsi temaatikasse ja esmakordselt leidsid üksmeele Euroopa rahvaparteilased ja siis need parempoolsed konservatiivid, kes seni olid üksteisest pigem eraldi ja millistes punktides jõuti siis valdavale üksmeelele. Rangem Euroopa Liidu tagasisaatmismäärus ehk siis massiline immigratsioon, mis on siin juba kanda kinnitanud üle 10 aasta, on saanud oma suurema tagasilöögi. Teisalt siis vestluse kontrolli kaotamine, teisisõnu digitaalse privaatsuse võit, ehk siis siin on räägitud kuid sellest, et Signal ja muud sellised äpid muudetakse Euroopa Komisjoni poolt totaalselt jälgitavaks, ehk siis iga asi, mida me kirja paneksime, oleks siis tulevikus Euroopa jõustruktuuride poolt nähtav selle enne juba, kui see on edasi saadetud. Ja kolmas siis pragmaatiline kaubandussuhete lähtestamine Trumpi Ameerikaga ehk teisisõnu USA kaupadel kaotati tariifid ära. Ja see kõneleb sellest, et Euroopas on teatavad jõud, kes soovivad tagasi tuua normaalsust, arvestades sellega, mis Iraanis ja üldse Lähis-Idas toimub. Ja samal ajal, kui vaadata, et rohepöörde autor on olnud see Ursula von der Leyen, siis tema on kindlasti selliste arengute üle tõsiselt marus. Ja küsimus siit nüüd tõukubki, et kui tõenäoline on see olukord, kus ühel päeval Euroopa Rahvapartei ehk siis niinimetatud liberaalkonservatiivid hülgavad oma suurt vaimset ema Ursula von der Leyenit, kes teadupärast on roheideoloogia autor ja kes oli ka 5 aastast teadupärast ka Albert Bourlaga allkirjastanud lepingu Pfizeri vaktsiinide turustamiseks sadades miljonites ühikutes vaktsiinide kohta, et annaks sõna Tõnule. Minu hinnangul on see väga tõenäoline ja seda ütleme 2 põhjusel. Esimene on võib-olla niisugune vormiline, sest minu andmetel 2027. aastal on Saksamaal presidendivalimised ja on juba juttu olnud paar aastat sellest, et Ursula tahab kandideerida presidendiks ja ütleme, et tagatuba on talle selle koha juba lubanud. Sellepärast, et on nähtud, et tal läheb jalgealune tuliseks ja tal on vaja pehmet maandumist. Nii et oletagem, et teda kogu käesolev aasta kangutatakse ja siis ta astub ise tagasi, rahulikult valmistub presidendivalimisteks ja järgmine aasta siis sel juhul valitakse presidendiks. See on nagu üks põhjus, miks on nagu täiesti lihtne mängida praegu Euroopa Rahvaparteil kangelast ja ohverdada euro Ursula. Aga teine põhjus, mis võis olla selle ootamatu koostöö taga on see, et USA uus julgeolekustrateegia, rahvusvaheline strateegia näeb ju ette konservatiivse pöörde läbiviimist, sealhulgas ka Euroopas. See tähendab seda, et nendel Euroopa Parlamendi saadikutel, kes on praegu Euroopa Rahvapartei liikmed, lõppeks sel juhul poliitiline karjäär aastaga 2029. Siis, kui lõpeb nende ametiaeg Euroopa Parlamendis ja pärast seda ei oleks neil siis enam mitte midagi suures poliitikas teha. Sest kuna osa nendest on Trumpi kritiseerinud, USA valitsuse poliitikat kritiseerinud, on olnud pigem selline Euroopa Komisjoni meelne või Suurbritannia meelne, siis on selge, et nendele selles uues poliitikas pärast konservatiivset pööret enam juhtivaid kohti ei leidu. Nii et need inimesed, kas nad on aatelised või mitte, ma ei tea, mulle tundub, et mitte väga. Nad lihtsalt valmistuvad oma nahka päästma. Nad näevad ette, et tuule suund muutub ja kuna nad on tuulena usutajad, siis nad valmistuvadki selleks. Iseenesest muidugi on tegu õige asjaga, mille nad seal maha hääletasid või kiidan heaks. Aga tuleb nagu vabaneda pettekujutelmadest, et nad oleks teinud seda nagu headusest või ütleme tarkusest. Nad tegid seda ennekõike ikkagi oma naha päästmiseks. Sealhulgas ka need Euroopa Rahvaparteisse kuuluvad saadikud, kes on valitud sinna Eestist, nimelt Riho Teras ja Jüri Ratas. Et ärgem tehkem endale illusioone. Selline see praegu minu vastus.
jah, suur tänu sulle, Tõnu. On ju täiesti selge jah, et valdavate hääletuste puhul, eriti just Ursula von der Leyen tagandamiste aegadel, oli ju Jüri Ratas see, kes plaksutas, et hurraa, et Ursula jäi ikka oma postile edasi, et ja Ratas oli ju aastani 24 ka Keskerakonna ütleme, suhteliselt tähtis figuur, aga ise astus sealt välja ja nüüd ta Isamaa, ütleme siis kõrgemal tasandil arvab, et ta on tegija omast arust, aga see on omaette teema. nii palju veel ütleks siia ära, et siin puudutati ka valimistega manipuleerimist, et mõned nädalad tagasi oli Sloveenias ju parlamendivalimised ja ütleme, see parempoolne tiib, kes oleks pidanud justkui valimised võitma, et paraku seda imet ei juhtunud ja nüüd kahtlustatakse, et tegu on häälte nagu süstemaatilist ümberkantimistega, et kahtlustataksegi, et surnud said hääletada, nii et siin on omaette küsimusi, et miks neid valimisi manipuleeritakse. Järgmine võimalik sihtmärk on Bulgaaria, aga lähme edasi. Märt. aitäh, tähendab, et otsused, mis tehti, tähendab, seal ei saa öelda, et need oleksid halvad otsused, need on head otsused. aga nõustun täielikult Tõnuga, et tähendab, et see on nagu enesepäästmise akt, et kuidamoodi saaks nagu sellest hakkimisest kuidagimoodi eluga välja. samal ajal on oht, kuidasmoodi jälle teist poolt lompi, et lihtsalt hästi rahulikult ilma paugutamata saab nagu võimud ja valitsused ja kõik muud asjad üle võtta. nii et praegu antud juhul me peame ikkagi mõtlema selle üle, mis on ka juba Eestis hakanud väga ilusti kanda võtma, et kas meil on seda Euroopa Liitu nii väga vaja, et me saame nagu ise hakkama nagu oma asjadega tegelikult. nii et siin nagu on niisugune 46 otsaga küsimus, millel on ainult üks ots, eks ole, mis on tõsi. nii et ja samal ajal sa puudutasid Jüri Ratast ja Terrast, eks ole, no need on täiesti mõttetud tegelased, nii et seal ei ole nagu mitte midagi rääkida. et tähendab, et ma olen Jüriga hästi palju kokku puutunud, nii et tähendab, et kui Ursula von Leyen on umbes a la tema metoodilise juhendi järgi töötab, siis on jõudu tööle talle ja et head langemist Saksamaale, kui ta Saksamaa presidendiks saab. nii et seal ei ole nagu mitte mingit muud asja. nii et rangeid otsuseid ja järske otsuseid tuleb teha, eriti veel siis, kui on keeruline olukord, siis keegi peab selle vastutuse võtma. see on õige ja mina ütlen ikkagi veel, et kas meil seda Euroopa Liitu on nii eriti vaja, sest et mina nagu oma ajaloost mäletan, et mina omal ajal hääletasin ikka Euroopa Liiduga liitumise vastu. niimoodi, et selline on lühikene kommentaar, ma ei oska seda laiali laotada, sellepärast seal on nii palju muutujaid, et meil on piiratud ajaressurss. aitäh. jah, suur tänu, Märt, selle ülevaate eest omalt poolt, mis tõid välja ja noh, paratamatult jah, selle euroreferendumiga siin on ju jutuks olnud, et hääletasid kuskil vähem kui pooled kõikidest hääleõiguslikest kodanikest tegelikult Euroopa Liitu astumise poolt, nii et see õiguslik küsimus on muidugi ka üsna selles suhtes terav. ja võib ka öelda jah, et tuleviku vaates, mis puudutab nüüd meil siin presidendivalimisi, siis hiljaaegu jälle Ilves tuli välja sellega, et Kaja Kallas on parim president. no halloo, ma arvan, et see tõeline presidendikandidaat tuuakse välja just enne neid valimisi, kui Riigikogus läbi suruda, siis valimiskogusse võidakse must hobune välja tuua, aga seda siis näeme juba augusti lõpupoole septembris. aga lähme edasi siis, Maarjo. no aitäh, selles suhtes, et et sa puudutasid seda Euroopa Liitu astumise teemat, et paljud kriitikud on nimetanud see 2004 me liitusime, on ju, ametlikult, et seda liitumisprotsessi on väga palju kritiseeritud ja kui tagant nüüd mõelda, täna me juba teame, mismoodi inimesi läbi meedia ja mismoodi manipulatsioon käis ja kui nüüd mõelda ajas tagasi sinna aega, kus olid need valimised, siis tegelikult käis räige manipulatsioon ja inimeste keelitamine ja meelitamine, kuigi olid osad jõud, kes ütlesid, et ei, et ärge tehke, et te jõuate siia etappi, kus me täna tegelikult oleme, kus tegelikult ju Euroopa Liit on lagunemas. ja samamoodi tegelikult see, mis Ursula von der Leyeniga täna toimub, on ju tegelikult
ka märk sellest lagunemisest. Ta on kaotamas oma positsiooni, on ju. Aga noh, samas on ta ju ise on ju seda kõike teinud ka, mis täna ei ole enam nii-öelda on ju. Ta on roheideoloogia fanatt, on ju, tsentraliseeritud Euroopa Liidu nii-öelda lükkaja, riike tsentraliseeritud Euroopa Liidu poole, ehk siis see tähendab omakorda seda, et liikmesriigid ju kaotavad oma suveräänsust. Ehk siis meil hakkabki, lükatakse meid nagu uude Nõukogude Liitu, on ju. Ja sellega kaasneb ka ülivõimas bürokraatia, ehk siis milleks on Eestis on näiteks need Euroopa Liidu direktiivid on ülemad kui meie oma põhiseadus, on ju. Aga tegelikult selle kõige juures on ka üks väga hea asi, et Ursula von der Leyen kunagi ei pea muretsema selle pärast, et kui ta näiteks saab hundipassi Euroopa Liidu, siis Euroopa Liidu komisjonidest või kus iganes ta on, et ta võib ju alati minna oma ameti peale tagasi, milleks on gynekoloog, et ei ole probleemi. Aitäh. Jah, suur tänu sulle, Maarjo. Annaks nüüd repliigi võimaluse veel Tõnule. Siin mainiti Toomas Hendrik Ilvese ettepanekut, et presidendiks tuleks Eestis valida Kaja Kallas ja minul tekkis mõte, et kas siis Eesti tahetakse põhja lasta. Sellepärast, et Kaja teeb oma praegusel ametikohal väga head tööd. Paljud on teda kritiseerinud, halvustanud. Mina leian, et ta teeb oivalist tööd, et Euroopa Liitu lagundada. Ta on nagu tõeline meie mees Havannas või Stirlitz. Sest vaadake, selle lühikese aja jooksul, mis ta on olnud oma ametis Euroopa Liidu välisasjade esindajana, ta on niivõrd palju kahjustanud Euroopa Liidu mainet, tõsiselt võetavust, mida pole suutnud ükski ametnik kunagi varem palju pikema aja jooksul. Nii et selles mõttes ta on nagu tõeline kompu ja hoidkem pöialt, et ta saaks selle asja lõpuni viia, Euroopa Liidu maine oleks mudas aga sellest ma ei saa aru, kui ta tuleb Eesti presidendiks, sest kui ta jätkab samamoodi, see tähendab, et ta ei oleks enam meie poolt nagu, ja siis ta tahaks nagu Eesti Vabariigi põhja lasta. Vaata, sellepärast ma Toomas Hendrik Ilvese ettepanekut ei poolda. Praeguseks sel teemal kõik. Aitäh ja vasturepliigi õigus Maarjal. Just täpselt, selles suhtes ma täiesti nõustun sinuga, Tõnu, ja vaata, mis on kõige pullim. Ma ei saa aru, et kas Ursula von der Leyen, kes ta ise tegelikult Kaja Kallase pani ju pukki, käisid siin kohtumas ja käsi kinni jalutamas mööda Tallinna vanalinna. Et kas ta siis ei vaata Eesti uudiseid või? Ta lasi ju sisuliselt Eesti Vabariigi põhja ja nüüd te tõstate ta Euroopa Liidu nagu kõrge välisesindaja koha peale. No kuhu ta siis mujale oskab teda suunata? Ikka põhja suunas. Aitäh. Nii, aitäh siis jah, selle koha pealt ütleks lõpetuseks nii palju, et vaadates viimased arenguid, siis Kaja Kallas teeb juba kõik selleks, et Saudi Araabiat ja mitmeid teisi riike saada appi Ukrainale, ehk siis tuleks mitme riikide vaheline niisugune sõjalaadne olukord, kus on üks pool Saudi Araabia ja Ukraina ja kusjuures nüüd üllatav eelmisest nädalast veel tuli välja, et Süüria on ka Ukrainaga ühte läinud, kuna seal on Jolani nimeline seltsimees, nii et siin tuleb väga ootamatult liite veel lähiaegadel välja. Aga nüüd siis lähme tuleviku teemade juurde või siis ütleme selleks hetkeks, mil saade avaldatakse juba lähimineviku teemadesse. Nimelt 12. aprill määrab ära, milliseks kujuneb Ungari uus parlament ja võimalik valitsus. Ja siin praegu on vastasseis Fideszi ja Tissa vahel, ehk siis Magyar versus Orban. Ma loodan, et ma nüüd nimedega panin õigesti, aga igatahes, et liberaalne konservatiivsus versus praegune võim ja juba pakutakse välja, et tulemas on väga napid tulemused, väidetavalt peaks võitma liberaalne konservatism, aga seda ei saa keegi meist praegu täpselt kinnitada, kuna
Teades, milliste vahenditega Euroopa Komisjon võitleb konservatiivsete jõudude vastu, siis on võimalikud valimispettused vaatamata sellele, et Ungaris on praegu valitsusvõim veel Orbani käes ja nüüd hiljaaegu käis Orbanit toetamas ka USA asepresident J.D. Vance. Nii et mis siis nüüd pärast 12. aprilli hakkab Ungaris saama? Alustame Tõnuga, kes teab seda ilmselt kõige rohkem. Jah, sul on õigus, Mihkel, ma tõepoolest iga päev jälgin ja tihti ka suhtlen oma Ungari sõpradega ungari keeles, hangin nendelt teavelt, nii et ma tean, mis seal toimub. Sul on õigus ka selle koha pealt, et Euroopa Komisjon teeb kõik endast oleneva, et valimistulemusi Ungaris mõjutada või võltsida kasvõi, aga tuleb lisada, et Peeter Madjari ehk siis Tissa erakonna esimehe toetajad, need on siiski minu hinnangul nõrgemad. Vaadakem, kes on tema pooldajad. Need on Euroopa Komisjon eesotsas Ursulaga, Ukraina režiim eesotsas Vladimir Zelenskiga, Suurbritannia ja siis ka ülemaailmselt sellised ultraglobalistid nagu George Soros või siis see Maailma Majandusfoorumi kauaaegne juht. Aga koos oma organisatsioonidega muidugi. Aga vaatame, kes on siis nagu Viktor Orbani toetajad. Need on USA praegune valitsus, Venemaa praegune valitsus, Hiina praegune valitsus ja Iisraeli praegune valitsus. Paneme siia juurde ka naaberriigid Serbia ja Slovakkia. Esmapilgul tundub, et nad ei ole nagu olulised, aga samas, kui sa mõtled, et sul on põhjapiir on kaitstud ja suur osa lõunapiirist on ka kaitstud, seal on sinu sõbrad, siis on see ikka väga oluline. Ja näiteks tänavu lihavõtete aegu tuli selline teade, et Põhja-Serbias veidi enne Ungari piiri püüti õhku lasta gaasijuhet. Minu meelest oli gaasijuhe, mitte naftajuhe. Igatahes torujuhet püüti õhku lasta ja selle avastas Serbia julgeolekuteenistus viimasel hetkel. On täiesti loogiline eeldada, et Serbia julgeolekuteenistus tegi koostööd selle nimel ka Vene julgeolekuteenistusega ja Iisraeli julgeolekuteenistusega, võib-olla ka USA omaga, ja ka mitte viimases järjekorras Hiinaga, sellepärast et Hiina kaupade turule jõudmiseks Euroopasse on väga oluline nii Serbia kui ka Ungari ja Hiina on mõlemad toetanud. Näiteks suur raudtee, mis ehitati Budapestist Belgradi, osa juppe tehti korda, osa ehitati uuesti, see oli suuresti ehitatud Hiina rahaga ja sealt hakkab liikuma, õigemini liigub juba nii reisirongiliiklus kui kaubaliiklus. Nii et ma leian, et kui sa paned nagu kõrvuti, kes on ühe poolt, kes on teise poolt, siis Viktor Orbani poolt on tunduvalt suuremad ja tugevamad poisid. Mõtleme sellele, et kõigi nende riikide salateenistused aitavad Viktor Orbani, aitavad Ungari salateenistust. Nii et meil on palju räägitud sellest, et oi kui paha, et Venemaa eriteenistuste inimesed on Ungaris ja püüavad nagu valimistulemusi mõjutada, aga on jäetud rääkimata, et väga tõenäoliselt on seal ka USA, Iisraeli ja Hiina eriteenistused, samuti Serbia ja Slovakkia omad ja veel mõned. Üks asi, mis ei mainimata. Ungari liitlaste hulka kuuluvad ka türgi keeli rääkivate rahvaste riigid. Need on see Türgi, on see mingi Kesk-Aasia riigid, sest ungarlased on eriti Orbani ajal püüdnud istuda kahel toolil korraga. Ühest küljest nad annavad endale aru, et ungari keel on soome-ugri keel ja ungarlased on ka paljuski soome-ugrilased. Aga teisest küljest ungarlaste geenides ja ka keeles on päris tugev turgi rahvaste mõju, kuna nad on oma ajaloo jooksul palju kokku puutunud. Siis Ungarist minu teada saigi vaatleja liige seal turgi rahvaste organisatsioonis ja suhted on väga head, nii poliitilised kui majandussuhted, nii et vajadusel saab Ungari abi ka sealt. Nii et ma olen üsna kindel, et Viktor Orbani erakond võidab valimised ja et ultraglobalistide jõupingutused nurjatakse. Nüüd tuleb mainida kolmandat tegurit, selleks on Ungari rahvuslaste erakond Meie Isamaa ehk ungari keeles Mi Hazang ja temast saab kaalukeel. Oletame, et juhtub kõige hullem stsenaarium ja Orbani erakonna Fidesz häälte saak jääb natukene alla 50%. No ta võib-olla on, kas ta natukene vähem kui Tissal või natukene rohkem, aga ta jääb alla 50. Ja siis on selge, et Fideszile tuleb appi Meie Isamaa.
kuigi nende suhtumine näiteks juutidesse ja Iisraeli on täiesti vastandlik, aga kui on vaja päästa Ungari, siis leitaksegi ühisosa ja ilma täiesti irooniata leitakse ühisosa, sest ultraglobalistid on meie Isamaa jaoks igal juhul suuremad vaenlased kui Fidesz. Ja ma arvan, et ka Ungari liberastidel ei ole põhjust selle üle rõõmustada, kui selline valitsusliit sõlmitaks, sest meie Isamaa on, ütleme Eesti mõistes otse, paljuski on nagu meie kaikamehed. Nad on väga haritud, ma tunnen isiklikult meie Isamaa esimeest Laslo Torotskaid juba üle 20 aasta, saame hästi läbi. Nad on haritud, aga teisest küljest nad on sellised karmi käe pooldajad. Ja kui nemad peaks moodustama koos Fidesziga koalitsioonivalitsuse, ma arvan, et liberastide elu läks väga kibedaks ja nad põlvili paluks, et Viktor, teeme uued valimised, me hääletame sinu poolt, tee nii, et meie Isamaa saaks Ungari valitsusest välja. Ja enne siia saatesse tulekut ma vaatasin, millised on siis arvamusküsitluste tulemused ja kihlveokontorite tulemused ja mis ma vaatasin, et minu teada Ungaris on 106 või 107 valimisringkonda ja 64 olid enamuses Fideszi pooldajad ja 35 olid, 106 kokku, nii et 35 olid enamuses Tissa pooldajad ja 7 valimisringkonda kogu riigi peale on selline, kus on nagu, võib kõikuda ühele teisele poole. Oletagem hetkeks, et kõigis 7 see enamus läheb Tissale, sel juhul 35 pluss 7 on 42 ja ülejäänud jääb siis nagu Fideszile ja Viktor Orbán ütles paari päeva eest, et selleks, et valimised võita, piisab 3 miljoni valija poolt häälest. Ja viimane fakt veel enne saatesse tulekut vaatasin, millised olid Slovakkia kihlveokontorite tulemused ja need näitasid ülekaalukalt, et lõviosa ehk siis, mis ta oli 80%, kihlavedajatest ennustas Viktor Orbáni erakonna Fidesz võitu, valimisvõitu. Nii et siis saame näha, kui valimised on läbi, mida maksavad kõik need Eesti peavoolu meedias avaldatud uudised, mille kohaselt Tissal on 10 või kohati lausa 20% edumaa arvamusküsitlustes Fideszi ees. Ootame selle ära ja siis on meil võimalus mõnuga nagu nina alla õõruda nendele peavoolu meedia väljaannetele ja nii-öelda Ungari ekspertidele. Praeguseks kõik. Jah, suur tänu sulle, Tõnu. Jälgime mis siin Ungaris saab, et esmaspäevaks või teisipäevaks on meil kindlasti rohkem teada, aga kindlasti ärme unusta ära, et see 106-107 valimisringkonda, millest sa Tõnu välja tõid, et ilmselt me räägime ka sellest, et igas valimisringkonnas ei ole ju ühepalju neid valijaid, nii et siin see asi on suhteliselt dünaamiline. Aga lähme siit edasi ja Märt, sinu mõtted? Aitäh. Mul selle Orbáni vastu nagu sükest, ütleme, suurt armastust nagu ei ole. Aga tema kui isiksuse vastu mul on täiesti aktsept. Sellepärast, et olla selles pudrukatlas, mille nimi on Euroopa Liit, eks ole, ja seal esindada oma rahvast, no ütleme, see kõlab paatuslikult, eks ole, et kõik meie suured tegelased ka, keda me näpuga näitame, ta on andeks, et nad on mulla all elajad, eks ole, esindavad ka oma rahvast, et tähendab, et oma rahvast ja kuidas ta oskab laveerida vastaspoolte vahel, ütleme Venemaa, USA, eks ole, Hiina, kuidas ta oskab nendega kokku leppida ja kui taktikaliselt õigesti ta käitub. Tähendab selleks, et saada endale soovitud tulemust. Ja samal ajal, kuidas ta oskab säilitada enda raudtoru iseenda sees, ma ei tea, no see on ikkagi väga kõva isiksuse tunnus, et tähendab, kuidas ta ei lase ennast murda, tähendab, kui ta ei ole nõus, siis ta ei ole nõus ja töödelgu teda ükskõik kes, kas meie saamatu Kaja Kallas või keegi teine, et ta ei saa nagu selle vennaga kuidagi moodi hakkama. Tähendab, et tema on nagu selles suhtes minu silmis õige juht, sest et juht peab olema sutsukene psühhopaat, et sinna muidu teistmoodi ei ole võimalik asja edasi nagu viia. Ja ma nõustun Tõnuga, et suure tõenäosusega tema partei
läheb edasi, kuigi väidetakse siin meie peavoolumeediat, et majandus seisab ja kõik on hull ja kõik põleb ja noored loobivad kuramus pudeleid läbi akende sisse ja taida-raida mida veel ja siis lõhuvad riideid nagu Vene madrused, et kuramus, et see ei ole õige, et me oleme puht sotsialistlik ja meie ei taha olla Venemaal, me tahame olla USA all, eks ole, me tahame olla Euroopa Liidus. See alles hiljuti olid sellised loosungid, tulid peavoolust ja telekast. Et tähendab, et see on niisugune väga lihtne manipuleerimine tavainimesega, tähendab, et see lihtsalt tekitab mingi hoiaku ja see siis arvatakse, et see hoiak on õige. Aga vaata, mida see mees teeb, siis mul on respekt, pole midagi öelda. Tähendab, tähtis on see, et ta ei taha oma rahvale halba. Ja vaat see on see kaalukeel, mis nagu minu nagu eelistusi või mitte eelistusi määrab. Ja samal ajal ta on nõus kannatama. Sellepärast see, mida ta teeb, see ma kujutan ette, mis temaga tehakse. Et millise akli ja masina sees ta hommikust õhtuni on. Nii et ta on üpris kõva tegija. Aitäh! Ja aitäh sulle, Märt. Annaks veel vastulause võimaluse Tõnule, palun. Märt juhtis tähelepanu õigele asjale. Ta kasutas võib-olla veidi vale sõna laveerida, aga Viktor Orban on tõesti hea diplomaat ja selle heaks kinnituseks on see, et ta on suutnud oma liitlast hulka saada ka need, kes omavahel on tülis. Võtame näiteks USA ja Hiina. Mõlemad vaimustusega toetavad Ungarit, kuigi täpsemalt Viktor Orbani juhitavat Ungarit, kuigi nad omavahel on naksus, eks ole, raksus. Ja sama lugu on näiteks Iisraeli ühelt poolt ja Turgi rahvaste riikidega, kes samuti on omavahel tihtipeale naginas. Aga ometi mõlemad toetavad Ungarit. See näitab veel kord, kuidas Viktor Orban on suutnud hea diplomaadina panna Ungari kasuks tööle ka need, kes muidu omavahel on tülis. Nii et Märt juhtis väga õigele asjale tähelepanu. Ja ma tahtsin repliigi korras öelda vabandus sõnakasutuse pärast, jah. See minu poolt öeldud sõna laveerimine on halvakõlaline. Aitäh, Tõnu! Ja aitäh selle mõttearenduse eest ja enne kui ma Maarjale sõna annan, siis peab nõustuma jah, et Orban on diplomaatiat arendanud venelastega, kohati ka hiinlastega ja samal ajal ta on blokeerinud ära ka Ukrainale eraldatava suure laenu saatmise, mis oleks meile nagu järjest suurem koorem. Ja üks asi, mida ma veel siin tahaksin rõhutada, et meie ja Ungari vahel, ehk siis EKRE ja Fideszi vahel olev armastus, nagu siin nüüd hiljaaegu välja toodi, on ühepoolne, ehk siis EKRE omad on kohtunud Fidessi saadikutega, aga peaministriga pole EKRE omad kohtuda saanudki, nii et see juba kõneleb sellest, et siin nagu ei ole see usaldus teineteise vastu tegelikult jäägitu, aga siit olekski andnud Maarjale. No aitäh! Täiesti nõustun selles osas, et nagu Tõnu ütles, et Euroopa Liit üritab igasuguste vahenditega sekkuda sellesse ja see on ka suure põhjusega. Sellepärast kui Viktor Orban peaks saama võidu, mis ka suuresti ehk saab ka, kui nii-öelda küsitlused ja kihlveokontorid nii väidavad, aga üllatusi võib tulla. Kuid samas, kui salateenistused ja asjad nii tugevalt, erinevate riikide salateenistused nii tugevalt aitavad seda kogu süsteemi lükata Orbani kasuks, siis on tulemus teada. Ja kui Orban saab nii-öelda võidu, siis see kiirendab ka Euroopa Liidu lagunemise protsessi. Ja see ongi see põhjus, miks Euroopa Liit küünte ja hammastega üritab seal teha igasugust asju. Minu meelest on seal isegi Viktor Orbani vastased meeleavaldused vist on korraldatud seal vist isegi või vähemalt televiisoris näitab nii palju, kui ma seda vaatan. Samas nüüd ju uued uudised ja Eva Helme seal küsitles mingit noormeest ja see ütles otse välja, et Hello, Kolos. We are from Estonian Conservative People's Party and we support Viktor Orban. Can you say why do you support Viktor Orban and his party policy in Hungary? Because it's the best choice. You don't have really better choice than Orban.
the fake right, TISA party is just full of neoliberals, and they tell us that they are right-wing, they are patriots, but they are false patriots. They can't defend Hungary and Hungarian values. Et nii ta on. Et jääme huviga vaatama. Ikkagi see on täpselt sama huvitav vaadata, nagu ennem oli seda, et kas Trump saab presidendiks või ei saa, nüüd on Orban. Aitäh. Jah, suur tänu sulle, Maarjo, ja jälgime siis mis järgmise nädala ehk siis nüüd saate avaldamise ajaks on Ungaris toimunud ja kindlasti anname selle omapoolse kokkuvõtte ka siis juba mai alguses olevas saates. Aga tänan kõiki, kes meie saatest osa võtsid ja kindlasti, kui teil vähegi võimalik, saate toetada Eesti Eest portaali tegevust, vaatamata sellele, et meil on praegu ajastu suhteliselt keeruline. Aga järgmise korrani mai alguse poole. Nägemist! Väge ja võimu meile, aitäh! Ja jälgige mängu! Jälgige mängu! Nägemist kõigile!